Kesklinna koolinoored on leidnud endale uue illegaalse hobi, mille raskeid tagajärgi oskavad veel näha vaid teadjate silmad. Millega uhkeldavad Tallinna eliitkoolide õpilased 21. aastal? On selleks väärikas ning tuntud vilistlastespungil ajalugu või kõrged kohad riiklikes edetabelites? Kas või tunni ajal vahepeal natukene tehakse ka. Ma olen ise koolis töötanud 20 aastat, et selliseid asju, mis tunduvad esmapilgul uskumatuna, tõesti nagu toimuvad. Selle asja teebki nii raskeks, et see on nii nähtamatu. Ta näeb välja nagu väike pastakas. Meie väidame, et eliitkoolide noored teevad eakaaslastele silmad ette veipimises. See on salakaval ja saladuslik pahe, mis kordades levinum kui klassikaline suitsetamine või alkohol. Ohtlikuks teeb selle tõsiasi, et mitte keegi ei tea, kuidas mõjutab selle pikaajaline kasutamine tervist, eriti kui alustada noores eas. Aga Ameerika näited tekitavad judinaid. Kõigest 17-aastane, muidu täiesti terve ja elujõuline noormees vajas uute kopsude siirdamist pärast seda, kui ta oli vähem kui aasta pidevalt veipinud. Everyone's told me that one day they just said he has a 10% chance to live. Mis on veip? Veip on täieõiguslik tubakatoode nagu kõige tavalisem vanakooli sigaret, ainult et selle läitamine tuld ei nõua. Sügava hingetõmbe ning ühekordse patarei koostöös aurustub kõrgel temperatuuril kapslis sisalduv keemiline kokteil. Kuigi valges aurupilves midagi ohtlikku justkui ei paista, peitub veipide toksilisus, lõhn ning maitseainete kuumutamises. Ja muidugi, mida meelama maitse, seda rohkem ja seda kimutakse. 2019. aastal keelustas riik maitseveipide müümise, et päästa eelkõige laste ning noorte tervist. Kuid miks endiselt lõhnavad siis eliitkoolide matemaatikaklassid kui Viru keskuse kommilett? Minu esimene isiklik kokkupuude veibiga oli siis, kui ma nägin, et mu sõbrad teevad seda. Oma kogemust jagab Harilik 16-aastane keskkooli õpilane. Harilik oli tema teega veibini, mõne aasta eest tossavate klassivendade eeskujul. See rahustab mind ka ja see on mõnus ning tekitab mulle hea tunde. Ehk siis, kui sa vahepeal tunned koolitunnis, et tahad ennast maha rahustada, siis sa lähed ja küsid vetsu ennast ja lähed seal, teed natukene, siis tood tundi tagasi, siuke tuju tuleb ja siis tehakse rohkem. Eliitkoolide juhid on noorte hobist teadlikud, ent paanikaks põhjust ei näe. Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori sõnul konfiskeeritakse aeg-ajalt midagi, kuid massilist veipimist siiski märgata ei ole. Ütleme, mõni selline üksik juhtum on meil olnud, kus siis on õpilased e-sigaretiga kas vahele jäänud või siis muul moel oleme teada saanud, et nad seda tarvitavad. Aga mingit sellist, ütleme, nagu suuremat või laiemat probleemi ei ole olnud. Koolide esindajad jäävad veibimenu kommenteerides napisõnaliseks. Mida arvab Eestisse hiljuti jõudnud ohtlikust trendist politsei? Et me ei haibiks mingit tühja teemat üldse. Kas e-sigaretid kesklinnas alaealiste hulgas on üldse probleem? Kuna kesklinna piirkond on selline koht, kus tulevad igalt poolt lapsed kokku, see on nii-öelda see kohtumispaik, siis ma arvan, et iga kolmas on vähemalt proovinud ja me räägime siin lastest mitte 15-16, vaid on ka olnud 11-12 aastaseid, mis on ikkagi täiesti lapsed veel ei anna üldse aru endale. Keegi on kodust kaasa võtnud ja põnev mänguasi ja ta võib-olla ei oskagi seda nagu aimata, et see midagi sellist nii-öelda ebaseaduslikku või koolil mittekohast on. Näiteks üks juhtum, kus 6. klassi õpilastelt, nad ei jäänud küll vahele selle e-sigareti tõmbamisega, aga neil oli kaasas see. Ja ma ausalt öeldes jään nüüd vastuse võlgu, mis nende põhjendus oli, et miks neil see kaasas oli, aga nad ise küll olid täiesti kindlad, et nad ei ole kunagi seda ise tarvitanud. Kust noored selle kätte saavad ning kas see nõuab rohkem nuputamist kui näiteks suitsupaki ostmine? Noored enamasti ostavad siis endale veipidiilerite käest, kellel on erinevad sotsiaalmeediakontod, kas siis Snapchatis või Instagramis ja siis nad panevad üles pildid, kus kohas nad on ja mis ajavahemikus nad neid tooteid müüvad. Ja siis sa lähed sinna, ütled talle, mis sa soovid, maksad talle raha ning lähed koju. Seal
diilerdavad nii-öelda ka mitu isikuid, neid võib olla ka 10. Ehk siis lapsed lepivad erinevad, selles mõttes keegi võtab mingi päeva endale, kus ta siis müüb ja järgmine päev, kui see laps tahab sealt osta, müüb ju keegi teine. No nii, kõik teed on meid toonud veibidiilimise keskpunkti, Vana-Aja Musumägi. Ma olen saanud siis meie kontakti. Instagramist on nüüd asi liikunud WhatsAppi ning vaatame, mida meile pakutakse. 2 minutit hiljem ja minu palvetele on vastatud. Siin on Hype Pro, kirss, eks ju. Siin saab lausa energiat, banaani, mida keegi tahab. Valik oli lai ja möödus ainult 10 minutit, kui must Bemm oli trepis. Tere! Lures oli hea. Davai. Head aega. No, minu kukkur on igastahes 15 euro võrra vaesem, aga samas olen mina 1000 mafia võrra rikkam, nii et pildikesi kesklinna noort igapäevast. Mustaturutoodan on eriti raju ja meie saime veibi, mis võtab esialgu ka kogenud kimujal jalad tudisema. Mul tõmbas küll korralikult katuse sõitma, nii et reede õhtu võib siis jätkuda. Olukord sigaretiturul saab minna aga veel jaburamaks. Tuleb välja, et sa ei pea isegi oma koduvoodist lahkuma, et endale meelepärane e-sigaret tellida. Seda on tõestamas mulle kohe minu 17-aastane õde. Kui spordikotidiiler oma klientuurilt ilmselgelt dokumenti ei nõua, siis täiesti raudkindla kaitse on endale üles seadnud e-poed. Siin küsitakse, et kas sa oled 18, vasta nüüd. Nii, nüüd said poodi sisse. Jaa. Ma ei oska öelda, oled sa siin varem käinud? Selles poes ei ole. Okei. Aga vali endale midagi välja. Me tulime suurepärasel ajal, meil on allahindlus ka praegu. Ostukorvi lendab kirev Virsiku e-sigaret. Kuna Eestis sellist kraami ametlikult müüa ei tohi, on Tallinna kesklinlaste veebimekaks nimetamata jääv naabersriiks. Endiselt ei hooli keegi faktist, et minu õde Linda on 17-aastane ehk alaealine ja e-sigaretid on tema jaoks keelatud nii siin kui ka igal pool mujal. Check out. Pane check out. Nii, jah. Okei. Mis ta nüüd küsib sult? Siin on mingi kupongikood vist. Okei, no seda meil ei ole. Lähme edasi. Lihtsalt huvi pärast, mis need järgmised sammud on? Tuleb välja, et ostu sooritamiseks ei ole rohkem vaja kui töökorras e-mail, telefoninumber ja välja valida lähim pakiautomaat. Ostja vanusesse siin ilmselgelt ei süveneta. Palju õnne eduka ostlemise puhul. Oota, Linda, enne kui sa oled kogu selle numbri sisse pannud, eks ju, vahepeal, kas kontrolliti midagi veel? Tuli mingi meil? Mitte midagi. Ongi pakk ees. Kas lubad mul lahti teha, vaadata, mis siin on? Jah, võid küll. Ma pole ammu pakki saanud. Kas nüüd tuleb kvaliteedikontroll ka? Mul on halvad uudised, see on päris asi. Võtsime ühendust Maksu- ja Tolliametiga ning selgub, et nende silmis ei saaks midagi sellist üldse toimuda. Tsiteerin. Sõltumata sellest, kas tellija on alaealine või täiskasvanu, on tegemist piiriülese kaugmüügiga. Tubakatoote või sellega seonduva toote kaugmüük Eestisse on keelatud. Kui kauba kogus ei ole väga suur, võtab toll selle hoiule, teavitab isikut ning tagab talle ärakuulamisõiguse. Nii on see vähemalt ideaalmaailmas. E-sigaretid on turul justkui nähtamatu vaenlane. Mis vaatuses me üldse oleme? Kuna need on suhteliselt uued asjad meie turul, siis me oleme selle probleemiga alles nii-öelda harjumas, kuid ma arvan, et see saab üheks osaks meie tööst. Tuleb välja, et eliitkooli õpilaste jaoks ei ole midagi lihtsamat, kui veetama aega veipides. Tegevusega, mis võib nende elule jätta jälje igaveseks. Meie eksperimendid tõestasid, et noortel pole praktiliselt ühtegi takistust e-sigarettide hankimiseks. Laialdase probleemiga ei tegele aga keegi.
koolid ja terviseedendajad justkui ei näeks, mis toimub nende endi silme all. On ainult üks politseinik, kes on oma südameasjaks võtnud seista noorte tervise ja tuleviku eest.